4. august 2010. Meie jaoks on see ajalooline päev, sest just sellel päeval 14 aastat tagasi juhtus see, et paariaastase puhastustöö ja treeningu järel laskus minusse ema Maarja. Ja kui ma varem oma treeningtöödes kirjutasin kirjatöödele alla signatuuris kõik me koos Mariaga, siis sellel 4. augustil 2010 kinnitati, et sellest ajast edasi saan ma väljendada end Mariana. See ei olnud kerge informatsioon, mida tuli endas vastu võtta, sest ma teadsin ju seda suurt legendi ja ma olin paariaastase puhastustöö järel saanud küll teada, et ma hakkan kanaldajaks inglite kuninganna Mariale või Maarjale, kui eestipäraselt öelda. Aga seesama hingeosa elab minus, kes ma varem pole olnud otseselt ühegi religiooni esinduses kaastegev, oli ikka šokk küll. Ja sellepärast ma mõistan tänapäeva inimesi, kui ma erinevates kohtades ja väljendustes olen teatanud, et ma olen maine ema Maarja kehastunud, et seda on ikka väga raske vastu võtta. Ja kui ma nüüd meenutan seda, kes meil siin videoaparaadi taga kaadrit sätib, sedasama kõige esimest õpilast, kes legendi järgi peaks olema ema Maarja juurema osis või esindaja, siis kui tema sellest teada sai, tema reaktsioon oli ka see, et kellele ma ütlen ja kus see ime tuli ja kuidas seda kuulutada. No kuulutasime ja mis seal ikka. Tegelikult küsimus ei olegi niivõrd selles legendis, vaid selles, mis on hakanud toimuma pärast seda. Ja selles, mis on meiega, kes me tegime esimesed proovitööd ja pika katseperioodi läbi, mis on meiega selle aja jooksul juhtunud. Selles praeguses kõneluses olen ma ääretult tänulik taevale, oma vanematele, et ma saan siin maa peal oma elu elada, kõigile abilistele, kes on tänaseni mind aidanud välja jõuda ja kindlasti õppegrupile, kelle isetu kaastöö pikkade aastate järel lubas meil valmis saada sellel koolikarkassil, millega saab juba minna sellest imest teavitama, et inimeste hingede arenguks on kõrgteadus abikäe ulatanud ja nad on otse meiega, kuigi me neid otseselt ei näe, aga me loeme, me tunneme ja me tuvastame neid kirjaridu, mida on esialgu inimesel väga raske lugeda, sest kõrgteadus on kõrgteadus. Aga iga asi vajab treeningut ja tänane treeningperiood annab tegelikult märguande juba uuele perioodile. Tõmbame testkooli perioodile joone alla ja süütame täna siis ka küünla kogu selle suure loo mälestuseks, mis on siiani meid kandnud ja tegelikult tervituseks tulevikule, mis meid ees ootab. Taevas annab juba märku. Siin selles hoones, lihtsas tagasihoidlikus majakeses kõik see algas. Ja siin on sündinud paljud kanaldused, siin on toimunud mitmed inglivestlused, on toimunud isegi telesaated ja see kõik on meid ikkagi julgustanud mõtlema nii, nagu paar aastat tagasi jäime teravdatult kuulama
Robin Hoodi lavastusest korratud ja korratud sõnumit. Hoidkem tuld, hoidkem valgust, sest kui see kustub, siis on sellest sedavõrd halvem, et on parem, kui seda olemaski poleks olnud. Praegu paneme siis põlema küünla, mille toote nimi on Angela. Eks see räägib ka midagi meile kellelegi. Aga täname ingleid. Tervitame uut. Oh imet, tavalisi küünlaid ei olnud. Oli merevaigust. Merevaigu küünlad, selline käsitöö. Ja suure jumalana sümbol on merevaik. Jah. Nii kuldne ja nii meekarva. Et selline see kingitus sai. Suur tänu. Ja. Suur tänu kõigile, kes on panustanud ja suur tänu siis sulle juuremale, kes siis... Mulle jäi see au üle anda. Jah. Tänu, et kui ikka see valla olla. Võtma ei hakka.